26. mail toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerib ka jahimees ja praegune Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand, kes räägib nüüd oma mõtteid jahindusest. Mul on väga tänulik meel selle võimaluse üle, sest ma vaatasin teised jahimehed, kes ka kandideerivad, olid oma vaateid tutvustanud ja see võimalus on hindamatu. Muidugi võiks ka jahimehe juttu rääkida, aga ma räägin lühidalt, et jahindus ja keskkonnahoiu, loodushoiupoliitikat Euroopa Parlamendis tehakse sellises koosluses, mille nimi on Intergrupp, mis ei ole päris ametlik parlamendikomisjon, vaid mitteametlik parlamendiliikmete ühendus. Ja selle nimi on siis bioloogiline mitmekesisus, maaelu ja säästlik või jätkusuutlik jahindus ja kalandus. Ning see on üks suuremaid intergruppe, suuruselt kõige suurem on muide puudega inimeste toetamise intergrupp, ma olen ka selle liige, aga siis ka jahimeeste omas. Ja alguses oli see päris hull, sest et paljud roheliste partei liikmedki, kes nägid, et ma sinna koosolekuruumi sisenen, sattusid minestuse äärele, aga tänaseks on nad sellega leppinud, et inimene, kes on jahimees ja võtab osa ka sellest tegevusest, võib samal ajal olla täitsa usaldusväärne partner näiteks kliimamuutusega võitlemise küsimustes või muus. Nii et see intergrupp on ja Karl-Heinz Lorenz, kes seda siis Saksa saadikuna juhatab, saab meile üsna huvitavaid koosolekuid kokku. Meie põhiline partner on kuulus ühendus FACE või mõni hääldab seda ka FACE, kuigi lühend on prantsuse keeles, ja see on siis Euroopa jahimeeste liit. Nüüd loomulikult poliitikaid on mitmeid ja viimases koosseisus me tegelesime näiteks kirjaliku deklaratsiooniga, mis tahtis ära keelata trofeede toomise Aafrika jahiretkedelt. Ja see oli päris vastuoluline, kuna te võite ette kujutada isegi, et väga linnastunud inimese jaoks nunnud pambipildid ja kõik see, mida annab videotena toota, tekitab väga sentimentaalse meeleolu. Aga samas ka jahimeeste poolt oli argument, et hästi seadustatud ja säästlikult organiseeritud jaht, mille üks väljunditest on ka trofee, et selline õigus võiks siiski jääda, kuna need majandusprotsessid tegelikult rikastavad ka sealset kohapealset elu. Et nende inimeste, kes siis Aafrikas maal elavad ja näiteks jahindust korraldavad ja seda eluviisi toetavad, et nendele see on nagu kasu. See kirjalik deklaratsioon õnnestus tänu Andres Lillemäe aktiivsele lobitööle seisma panna. Tõesti, mina isegi ei pannud tähele, et sellist asja korraldatakse, aga selleks ajaks, kui see seisma pandi, oli juba 2 Eesti saadikut sinna oma toetusalkirja andnud, nii et ega see Euroopa Parlamendi saadiku püüdmine palja käega on ka vahel päris lihtsalt. Teiseks oli siis väga palju, Urmas Paet räägib sellest, kuidas Üljeste puhul oli lugu, et erandit Eestile saada. Tõesti, me tegime parandusettepaneku viiekesi kõik, Yana Toom selles küsimuses meiega ei ühinenud miski pärast, aga me ei saanud häälte enamust kokku, sest ülge pilt on veelgi emotsionaalsem kui kitsetalle piisab. Ning kolmandaks siis ma märgiks ära seda, et tegelikult on selles samas intergrupis ka väga palju diskussiooni sellest, kuidas eraomanikud, just maaomanikud, saaksid rohkem senisest ja lihtsama vaevaga panustada nendesse tegevustesse, mis säilitab liigilist mitmekesisust. Ja loomulikult ka siin on seinast seina arvamusi. Võtame Eestis võib-olla on šaakal selline näide, et ühest küljest on ju nagu mitmekesisus, teisest küljest on ju nagu sisserändaja või mõni juba isegi sisserändaja poeg, kui me sellist väljendit tohime pruukida. Et mis nende mõju on loodusele ja ma arvan, et just meil oli seal arutlusel, et just maas pesitsevate lindude seisukohast, et mis me siis jahimeestena teha võiks, saaks ja tohiks. Nii et tegelikult on see huvitav töö, aga loomulikult ta ei ole nagu peamine Euroopa poliitika, vaatamata selle, et jahimehi on arvuka. Jahimeeste ja looduse inimeste seisukohalt on kõige tähtsam komisjon keskkonnakaitse komisjon ja selles parlamendis mitte üks eestlane sinna
ei kuulunud ja isegi kuigi ma tahtsin sinna saada, siis see on väga paljud tahtjad on ja loomulikult te võite ette kujutada, et roheliste rühmas on neid kompetente spetsialisti ja suuri staare nii palju, et mina sinna ei pääse. Aga järgmine parlamendikord võib-olla pääse. Ja lõpetuseks, et see jutt ei muutuks teile tüüd. Minu põhimõte on olnud see, et ma igal juhul püüan Eesti inimeste pöördumistele, eriti kirjalikele pöördumistele vastata. Ja alati see vastus ei tule pärikarva, vahel me jääme ka eri arvamusele. Näiteks kui Viru Keemiagrupp või Eesti Energia tahab põlevkivist midagi väärindada ja nõuab, et ma ühes või teises hääletuses nende meele järgi oleks, siis see kahjuks ei sünni, aga ma viisakalt üritan vastata. Ja ma ei luba teile, et minu tõttu Eesti muutub maailma juhtriigiks või minu tõttu kuidagi eestlaste suveräänsus suureneb või midagi sellist. Ja ma ütlengi lihtsalt, et kui te mulle kirjutate, ma vastan. Kui õnnestub, teeme koostööd, kui ei õnnestu, jääme eriarvamustele, aga niimoodi elu on. Ja kui te mind ei vali, siis ma tulen siia jahimeeste seltsi tagasi. Aga milline on sinu enda suhe jahindusega? Kus sa jahti pead ja kuidas sust jahimeest sai? Meie olime linnalapsed, kes viidi suveks maale ja ütleme suvel ikka näed nii vanal ajal ka seda, kuidas isegi salaküttimist tuli ette, sest Vene aegu kõigil ei olnud isegi mitte seaduslikku püssi võimalik pidada. Ja ikka lapsi võeti kaasa, eriti sügisel suurtesse jahtidesse, kui juba ajupoisikesi oli vaja. Aga siis hiljem siin mõningate sõprade toel, olgu neist mõni hea sõnaga nimetatudki, kas või Erki Aavik või Margus Leivo või Priit Kessa, ja see rida läheks pikaks, aga ka Leho Menniksoo näiteks. Et nende mõjul jälle tuli see võimalus ja iseseisvas Eestis oli see tore, aga tänapäeval ma pean tunnistama, et selle Brüsseli kõrvalt väga palju muidugi õigesse jahti ei jõua. Et mul on seal isa juures küll selline maaelamine olemas ja kevadel olen kõik loomad ära näinud. Viimati sõitsin tütre klassikaaslastega ja nägime metskitsi, keda vahepeal üldse ei näinud. Ja linnalapsed olid sellest pausis saanud aru nii, et kui nad neid nägid, hüüdsid nad oi põdrad. Ja nüüd ma lubasin, et me läheme põtra ka vaatama. Et ma ei ole mingi selline väga kuulus jahimees, kellest kõik legende räägiksid, aga ma arvan, et keskelt läbi ma saan niisugust organiseeritud jahis hakkama, aga võin ka üksi sääski sööta ja oodata. Aitäh ja edu valimistel! Aitäh teile!